Kas jaapani keelt oli raske õppida? Mina alustasin jaapani keele õppimisega kuskil aastal 2007-2008. See teekond ei ole lihtne olnud. Grammatika poolest jaapani keel ei ole nii raske. Selle õpib üsna kiiresti ära ja sükest kergemat vestlust on võimalik üsna kiiresti pidada. Tahad osata töötasemel jaapani keelt, siis on juba üsna raske. Jaapani keeles kindlasti on tähtede õppimine kõige raskem. Hiragana, katakana ja kanji. Kanji on siis need, mis tulevad hiina keelest, need kõige keerulisemad tähed, kui väga lihtsalt öelda. Ja nende õppimine on kõige raskem. On selline keeletest nagu JLPT, millel on 5 erinevat taset. N5 on kõige madalam ja N1 on kõige kõrgemal. N2, N1 on enamasti need, mida on vaja selleks, et Jaapanis töötada, kui sa töötad Jaapani firmas koos jaapanlastega. Ma tegin kuskil 2 aastat tagasi N1 ära. Mul läks väga kaua aega sellega, kuna ma olen võimeline jaapani keeles väga vabalt rääkima, aga ei oska väga hästi jaapani keeles lugeda. Lisaks jaapani keeles on ka väga rasked erinevad need viisakusastmed, sest seal on väga suur erinevus, kuidas sa räägid oma sõpradega, kuidas sa räägid endast vanemate inimestega, kuidas sa räägid oma ülemusega. Aga ma võin öelda, et kuigi jaapani keel ei ole selles mõttes just kõige lihtsam, kuna sul on väga palju vaja meelde jätta, siis sellegi poolest on see väga põnev, sest see on nagu nii hea tunne, kui sa jälle oled mingi uue sõna ära õppinud või sa kuskil linna peal oled ringi ja saad aru, et sa jälle oskad midagi uut lugeda. Ja jagage mulle kindlasti kommentaarides, kas te tahaksite jaapani keelt õppida või mitte. Kui ei, siis mis keelt te tahaksite õppida. Okei, tšau!